Tere, armas teeline! On hea meil jälle alustada uut metsisklust ja tahaks kohe alguses meelde tuletada, et varemalt olen käsitlenud patu teemat. Patt on miski, mis toob inimesele häbi, süütunde, hukkamõistu, enesepõlguse, viha, meeleheite, lootusetuse ja depressiooni. Kuid täna soovin rääkida lahti, kuidas Jumal näeb ja kuidas ta käsitleb andestust. Andestus on tegelikult inimkonna jaoks kõige vabastavam ja muutvam kogemus. Niisiis piiblist me näeme, et me võime andeks saada. Me võime saada puhastatud ja uueks tehtud. Me võime olla riietatud. Me saame olla kaetud Jeesuse õigusega. Me võime seista Jumala ees nii, nagu poleks me kunagi patustanud. See on see, mida Jumal teeb. Me võime saada õigeks mõistetud. Meid tuuakse tagasi õigesse seisusesse Jumala ees. Meeleparandus viib meid patupimedusest andestuse ja õigeks mõistmise särasse. Aga vaatleme mõningaid piibli näiteid, et eelpool öeldut selgitada. Olgu kõigepealt näiteks toodud Taavet. See oli kuningas, kes koges oma elus nii rõõmu issandaga kui ka seda kurbust ja ahastust ja kitsikust oma hinges, kui ta pattu lõksu astus. See oli tegelikult Taaveti elus üks kogemus, kui kuningas valis jääda koju ja ka mitte minna oma meestega sõtta. Siis haaras teda iha, vaatlemine, himustamine, siis uhkus, mis viis kuningliku võimu kuritarvitamiseni, sest ta ju mõtles, mina olen ju kuningas. Ma võin saada kõik, mida ma tahan ja seda ka kohe. See viis teda seksuaalsesse ebamoraalsusesse, abielurikkumisse. Siis see aga sundis astuma järgmise sammu, pettuse teele mineku, mõelda välja valed ja salakavalus. Ja siis ta võttis ette ka mõrva, et uurija surma korraldada. Kuid Taavet ei jäänud sellesse kogemusse, vaid Taavet taipas, sest Jumal kõnetas teda. Ta taipas, et ta vajab meeleparandust. Ta vajas pattude ülestunnistamist, sest ta ütleb 51. psalmis, ainult sinu vastu olen ma pattu teinud. See on meeleparandustunnistus. Ta kahetses seda, mida ta oli teinud. Ta ütles, halasta minu peale, oh Jumal. Ta igatses puhastuse järele. Kustuta minu üleastumised, pese mind minu süüteost. Siis ta igatses andestuse järele, pese mind ja ma lähen valgemaks kui lumi. Kui ta soovis saada ka kindlustuse Jumalalt, kindluse, taasta mulle oma pääste rõõm, vastuvõtmine ja andestuse kindlus. Ja edasi lõpuks Taavet ütleb, ma soovin nüüd õpetada üleastujale sinu teid ja et patused pöörduksid sinu poole. Mida see lõik meile ütleb? See ütleb meile seda, et niipea kui me tuleme Kristuse juurde, siis me saame koheselt ka missionäriks. Mõtle oma kogemusele Jumalaga. Kuid on veel üks kogemus, millest Vanatestamentis räägitakse ja see on 2. Moosese 32. peatükis. See oli siis, kui Iisrael oli Egiptusest välja tulnud juba ja oli 40 päeva Siine mäe juurest lahkunud. Ja siis salmis 4, 32. peatükis me loeme, et nad ühtäkki igatsesid nõndanimetatud Jumalat. Ja nad palusid, et neile valmistatakse Jumal. Ja selleks, mis neile valmistati, oli midagi täiesti kohutavat. Nad ütlesid, see on sinu Jumal, Iisrael, kes tõi sind välja Egiptuse maalt. Aaron, kes oli toona rahva juhiks, alistus rahva ihadele, soovidele ja unistustele. See on piltlik näide patust. Ta alistus lihalikele ihadele,
Aaronist me näeme, et ta oli nõrk juht. Aga kui me räägime oma suhtest patuga, siis ma julgen küll väita, et igaüks meist oleme patu suhtes üsna nõrgad, ei eriti tugevad. Kui Mooses tuli mäelt alla, siis ta taipas kohe, millega on tegemist. Rahvas oli käest lastud, rahvas pidutses ja trallis kuldvasika ümber ja Mooses pöördus Jumala poole. Ta oli eestkostjaks Jumala ees, paludes, et Jumal oleks halastaja ja armuline rahvale. Kuid kas rahvas ka kahetses seda? Salmides 31 ja 32 me saame lugeda: oh, see rahvas on teinud suure patu, aga kui sa nüüd annad andeks nende patu. Aga kui mitte, siis ma palun sind, ütles Mooses Jumalale, siis kustuta mind oma raamatust, mille sa oled kirjutanud. Mooses igatses andestuse järele rahvale, sest Mooses oli valmis olema kellekski, kes rahva pattu kannab, sest tema eelnev ütlemine just seda kajastas. Jeesaja 53. peatükis räägitakse Jeesusest kui kellestki, kes kannab meie patud. Ja 53. peatükis Jeesaja raamatus öeldakse: tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Ja samas peatükis 12. salmis öeldakse: teda arvati üleastujate hulka, tema aga kandis paljude pattu. Niisiis andestus ei ole pelgalt hülgamine, see on aktiivne eemaldamine. Iga Vanatestamendi kogemus valmistas meelt ja mõtteid ette ristiks, kus toimub lõplik koorma kandmine. Nii nagu Johannes evangeeliumi 1. peatükis risti Johannes osutas Jeesusele, öeldes: vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära kogu maailma patu. Kuid Jumal ei tule seda vägisi sinu elust võtma, kui sa talle seda ei ole valmis loovutama. See on siis meie osa. Aga loeme täpsemalt, kuidas 1. Johannese kirja 1. peatükis sellest öeldakse. Kui, see algab sõnadega kui me oma patud tunnistame, on tema, see tähendab Jumal, ustav ja õige, nii et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. See on üks tõeline evangeelium, kas pole? Kuid meie elus on paljut, mis nõrgestab ja lõhestab meie suhet Jumalaga. Üheks selliseks tänapäeval on äärmiselt hõivatud olek. Inimesed väidavad sageli: ma olen nii hõivatud, et mul ei ole aega Jumalaga koos olla. Aga teadupärast suhtlemine on iga suhte jaoks hädavajalik. Kui seda ei ole, siis ka suhe kaob ja puruneb. Isekus on tihtipeale inimestele palju tähtsam. Nad ütlevad: ma olen temast tähtsam, mul on vaja omad asjad korda seada kõigepealt. Aga isekusetus kasvatab ja arendab suhteid. Tänapäeval kohtame ka väga palju Jumala suhtes apaatiat, sest inimeste elu näitab seda, et ma ei hooli päris Jumalast. Mul on nii palju muid tegemisi. On ka palju kristlasi, kes kogevad ebaõnnestumist oma kristlikus kogemuses ja nad arvavad, et see on just see koht, kus nad peavad veel tõsisemalt pingutama ja veel enam proovima. Aga patt on teadupärast valik. Aga sina võid patu asemel valida Jeesuse. Jeesaja 59. peatükk ütleb: vaata, issand ta käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole tema kõrv kuulmiseks kurt. Seega Jumal on alati valmis meid kuulama, meid tähele panema, meiega olema. Kuid see tekst jätkub.
Ja seal öeldakse nii edasi. Vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Teadupärast on meie Jumal usaldusväärne. Aga tihtipeale juhtub, et inimesed kuritarvitavad Jumala usaldust ja nad teevad seda sellega, et nad valivad oma tee Jumala tee asemel. Nii kui ma juba alguses ütlesin, patt toob süütunde ja häbi ning see tihtipeale raskendab nii mõnelgi tagasitulekut ja koguni andestuse palumist. Seega siis suhtluse taastamist. Ja nii on meie mõtteis ja meeltes kujunenud väärpilt Jumalast. Me mõtleme, et Jumal on selline nagu mingisugune vaimulik juht või koguni pastor või preester. Ja inimesed arvavad, et ei, kui Jumal selline, siis ma ei saa teda usaldada. Aga see ei ole tõeline pilt Jumalast. Jumala pilt Jumalast on hoopis mingisugune muu. Inimesed on tihtipeale kinni ka enesepettuses, sest nad arvavad ja ütlevad koguni vahest välja, et ma olen juba piisavalt hea. Milles on asi? Kuid prohvet Jesaja 64. peatükis avab tegelikkuse ja need sõnad pärinevad Jumalalt. Kõik meie õigus on nagu räpased riided, seda ka määrdunud, ebakohased kuninga ees seista. Kuidas me loome suhet Jumalaga? Esiteks, meil on eesõigus vastu võtta tema õigus, tema puhtad riided, mis kujundab meie iseloomu ja seda ainult ühel teel. Ja see on usu läbi. Ära ehmata, kui ma seda nii rõhutan, sest et kristlase jaoks ei ole teist teed kui usu läbi. Filippi 3. peatükk ütleb, ja et Paulus kinnitab, ja et mind leitaks tema seest, seega kelle seest, Kristuse seest muidugi, ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, ehk siis usu kaudu Kristusesse, see, mis tuleb Jumalalt usu varal. Mitte õigust seaduse kaudu, õigus Jumalalt usu läbi. Nii kui me lugesime, kui meie tunnistame oma patud, siis tema on ustav ja õige, nii et ta annab meile meie patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Seega andestus ja õigeks mõistmine toimuvad koheselt. Ja see on kaheastmeline protsess. Esiteks, me tunnistame oma patud, me sirutame käe ja võtame vastu nii andestuse kui ka Kristuse õiguse ehk Kristuse sarnase iseloomu usu kaudu. Vaatleme seda, kuidas see teostub. Meil on üks fantastiline prohveti kiri Vanas Testamendis, see on Sakaaria kiri. Ja seda 3. peatükis räägitakse ülempreester Joosuast, kes seisis issanda ees ja temal olid seljas määrdunud riided. Ja 4. salm ütleb, siis ta vastas ja rääkis neile, kes tema ees seisid, öeldes. Siis ta kostis ja ütles neile, kes seisid tema ees nõnda, võtke tal määrdunud riided seljast ära. Ja ta ütles temale, vaata, ma olen sinult ära võtnud su süü ja ma riietan sind uue riietega. Kes seda tegi? Seda tegi Jumal. See ei ole meie töö, aga me peame laskma Jumalal seda teha. Me oleme isiklikult patust määrdunud. See on see pärand, mis me oleme saanud. Jumal võtab meie määrdunud riided. Ta andestab meile patud ja paneb meile selga puhta valge rõiva. Ma olen kohtunud kristlasi, kes ütlevad, et kui tore, et Jumal annab mulle patud andeks ja muud ma ei vajagi. Hello! Me vajame Jumala sarnast iseloomu, sest me oleme ju tema pojad ja tütred. Mitte ainult, et võiksime saada puhtaks ja minna tagasi pattu tagasi.
ja 161. peatükk ütleb: mina rõõmutsen väga Jehoovas, mu hing ilutseb minu Jumalas, sest ta on mind riietanud päästeriietega, katnud õiguse kuuega. Niisiis me olemegi jõudnud ühte väga olulisse võtmepunkti. Luba end muuta, mis tegelikult maakeeli tähendab alistu Jumalale. Piibel räägib, et ilma pühitsuseta ei saa ükski Jumalat näha. Mis asi on pühitsus? Pühitsus on Kristuse õigusest osasaamine ehk Kristuse iseloomust osasaamine. See on taas kaheosaline protsess. Me alistume esiteks ja siis meid täidetakse püha vaimuga. Rooma 6. peatükis öeldakse, teades, et meie vana loomus on koos temaga ehk siis Kristusega löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu, sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Me räägime muutmise väest ja teadupärast see ei peitu meis, see on Jeesuses. See ei ole meie endi tegudes, see on Jumalas, kes meis tegutseb, nagu Philipp 2. peatükk ütleb. See ei hakka peale mitte väljastpoolt, pannakse puhas riie selga ja all mis seal iganes, kui on paha lõhna deodoranti natukene peale. Ei ole, see töötab seespoolt välja. Kõigepealt muudetakse süda, mõtted ja meeled. Johannese 15. peatükis Jeesus ütleb, kes jääb minusse ja mina temasse. Sa panid tähele? See kannab palju vilja. See on sisemise muutuse tulemus. Sest ilma minuta, ütleb Jeesus, ei või te midagi teha. Niisiis meie ei ole suutelised ja Jumal ei olegi mõelnud, et me peaksime ise püüdma endid muutma. See on tema, kes meid muudab. Me kuulame teda, me alistume talle, me ütleme talle jah iga kord, kui ta meid kutsub. Kuid kolmas moment selle juures on väga oluline. See on, et meil on oluline paluda püha vaimuga täitumise pärast. Rooma 8. peatükk hakkab fantastilise kinnitusega. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Mõtle sellele hetkeks. Kui sina oled Kristuses Jeesuses, kui mina olen seda, siis ei ole meil Jumala ees mingit hukkamõistu. Ja Rooma 7. peatüki kogemus on otse kui köieveo kogemus. Te ei ole lihalikud, kui Kristuse vaim elab teie sees. Nii ütleb Piibel. Niisiis, kuidas me loome aktiivse suhte Jumalaga? Me võtame usu kaudu vastu tema õiguse, tema iseloomu, usu kaudu. Me laseme end muuta, me alistume talle. Ütleme ausalt, me õpime seda igapäevaselt. Ja kolmandaks, me palume, et tema täidaks meid oma vaimuga. Mis on püha vaimuga täitmise mõte? Püha vaim õhutab meid olema kuulekad ja võimestab meid alluma Jumalale. 1. Korintuse 10. peatükis öeldakse, niisiis, kes arvab eneseseisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Kui keegi mees mõtles sellele, mismoodi olid tema ja naine teineteisest kaugenenud, teadis ta, et ta oli ju teinud valesti. Ta oli olnud ebasõbralik ja karm ning öelnud nii mõndagi, mida pärast tõeliselt kahetses. Ometi tuli tal järgmisena mõttesse. Aga järsku see naine ongi seda ära teeninud. Kas selline mõttekäik on sul tuttav? Väga kerge on libiseda kahetsustundest oma mõtete ja tegude õigustamisele. Kui meie oleme halvasti teinud, pole alati kerge öelda, palun anna mulle andeks. Kui oleme midagi valesti teinud, on väga oluline taas suhelda ja üles ehitada suhtluse kett.
sama kehtib meie ja Jumala vahel. Püha vaim ergutab ja õhutab sageli meie meeli mõtlema patule, mida me teeme. Need meeldetuletused liigutavad meie südant. Aga kergesti võib juhtuda, et lükkame selle vaikse, tasase hääle eemale, kui õigustame seda, miks me just nii käitusime. Püha vaimu üks ülesanne on tuua maailmale selgus patu kohta. Nii ütleb pühakiri. Johannese 16. peatükk. Aga mina ütlen teile tõtt, kinnitab Jeesus. See tuleb teile heaks, et mina ära lähen. Sest kui ma ei läheks, ei tuleks trööstija teie juurde. Aga kui ma lähen, siis ma läkitan tema teie juurde. Ja kui tema tuleb, siis ta toob maailma selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Milline uskumatu kingitus Jumalalt, sest me vajame selliseid veendumusi, et parandada vahemaad või vähendada vahemaad, mis võib meie suhetesse Jumalaga hiilida. Luuka 11 peatükk ütleb, kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam siis taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Ja nüüd ma heidan pilgu Hosea raamatu 6. peatükile, et näha Jumalat. Hosea 6. peatükk algab järgnevate sõnadega. Tulge, pöördugem Jehova poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid. Tema on meid löönud ja tema seob meid. Tema teeb meid elavaks 2 päevaga. 3. päeval ta aitab meid üles ja me võime elada tema palge ees. Tundkem siis, püüdkem tunde Jehovat. Tema tulek on kindel nagu koit. Tema tuleb meile nagu vihm, otse kui kevadene vihm, mis kastab maad. Iisraelis kostus sageli üleskutse tulla tagasi Issanda juurde, uskudes, et Jumal, kes distsiplineerib, on sama Jumal, kes ka taastab. Jumalikud haavad on lunastavad, mitte hävitavad. Meeleparandusele järgneb ärkamine, sest piibli tekst ütles 2 päeva pärast ja siis 3. päeval toimub juba midagi muud. Selles tekstis kirjeldatakse Jumalat kui kindlat nagu hommik, siis ka elu andvat nagu vihm. Tõelist meeleparandust õhutab usaldus Jumala halastuse vastu. Aga kui Jumal tuleb, siis Jumal paljastab pealiskaudse ustavuse. Ebajärjekindlus on midagi, mis kurvastab Jumalat. Aga loeme prohvet Hosea raamatu 6. peatükki edasi. Mis ma teen sinuga, Efraim? Mis ma teen sinuga, Juuda? Sest teie osadus on nagu hommikune pilv, varakult kaduva kaste sarnane. Kas sa paned tähele, Jumala nutulaul paljastab probleemi tuuma. Efraim ja Juuda näitavad üles ajutist pühendumist. Nende usk on emotsionaalne, aga mitte kestev. Ta ütles, nagu kaste, ilmub see korraks ja kaob kiiresti. Jumal ei igatse hetkelise entusiasmi, vaid kestva ustavuse järele. 3. Jumal kasutab oma sõna, et vastu astuda ja parandada. Tõde räägitakse tervendamiseks, mitte kohtumõistmiseks. Hosea 6. 5. salmist. Sellepärast olen ma andnud sulle rooska prohvetite kaudu, olen tapnud sõnadega omaenese suust ja minu otsused su kohta on lahvatanud nagu valgus, sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver. Jumala tundmine on enam kui põletusohvrid. Sa paned tähele, Jumal selgitab siin oma parandavat tegevust. Prohvetid saadeti pettust läbi lõikama. Kohtumõistmist võrreldakse valgusega, mis on mõeldud ilmutama ja taastama. Põhiprobleemi saab sõnastada järgnevalt. Rituaal ilma suheteta, ohvrid ilma halastuseta, religioon
Jumala tundmata. Aga Jumal soovib südameid, mis on kujundatud halastuse poolt, mitte õõnsast religioossest etendusest. Neljas asi, mida me Hosea 6. peatükist leiame, on lepingu reetmine ja vältimatu vastutus. Jumal kinnitab, et püsiv mäss päädib lõikusega. Loeme pühakirja sõnu. Aga Aadamis nad rikkusid lepingu. Seal olid nad mu vastu truuduseta. Gilead on kurjategijate linn, nende jäljed on verised. Ja nagu varitsevad röövlid on preestrite jõuk. Nad tapavad Seekemi teel, nad teevad tõesti häbitegu. Iisraeli soo keskel ma olen näinud hirmsaid asju. Seal on Efraimi hooratöö, Iisrael on ennast roojastanud. Ka sinule, Juuda, on seatud lõikus, kui ma pööran oma rahva saatuse, ütleb Jumal. Kas sa panid tähele, et Jumal kirjeldab Iisraeli korruptsiooni väga üksikasjalikult? Ta ütleb, tegemist on lepingu reetmisega, laialt levinud vägivald ja moraalne allakäik. Isegi preestrid osalevad väärtegudes, ütleb Jumal. Kuid see peatükk lõpeb kainestava tõega. Lõikuse aeg on määratud. Valikutel on tagajärjed. Ometi lubab Jumal taastamist, kui vangipõlv lõpeb. Viivitatud arm ei ole tegelikult arm. Kui me mõtiskleme pühavaimu osa üle meie pookimisprotsessis tagasi viinapuu külge, nagu Johannese 15. peatükk sellest räägib, siis me saame lugeda, sageli muretseme selle pärast, et meie halvad teod põhjustavad meile ebameeldivaid tagajärgi. Kuid see ei ole patukahetsus. Tõeline kurbus patu pärast on püha vaimu töö tulemus. Sest nagu Jeesus ütles, ma juba lugesin, jääge minusse ja mina jään teisse, Johannese 15. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Millal sina viimati kuulsid noomitust või kutset meeleparandusele? Ja kuidas sa sellele vastasid? Ühiskond, milles me elame, pommitab meid sõnumitega sõltumatusest, talitsematusest ja enesereklaamist. See on otseses vastuolus Jumala riigi põhimõtetega. Huvitaval kombel on nii Riste Johannese kui ka Jeesuse esimesed sõnad piiblis väga sarnased. Johannes ütles, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ja Jeesus ütles, aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse, ütles Jeesus. Seega mõlemad, nii Jeesus kui ka Riste Johannes, kutsusid oma kuulajaid meeleparandusele taevariigi läheduse tõttu. Aga mida sina arvad, kas sama sõnum võib olla ajakohane ka meie jaoks tänapäeval? Miks on meeleparandus vaimuliku kasvamise käigus väga tähtis? Loen Apostlitegude 3. peatükist. Aga Jumal on nõnda lasknud täide minna, mis tema kõigi oma prohvetite suu kaudu on ette kuulutanud, et tema võitu peab kannatama. Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks ja et hingamise ajad tuleksid issanda palgest ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Kristuse Jeesuse. Jumala heldus ja Jumala headus juhivad meid meelt parandama, nii ütleb Rooma 2. peatükk. Meeleparandusel on 2 järku. Esiteks, siiras valu ja kurbus meie pattude pärast ning teiseks, aus otsus loobuda patust. Piiblis on meeleparandus peaaegu alati seotud andestusega. Meie kahetseme siiralt ja Jumal annab meile andeks. Nii lihtne see ongi. Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.
See on kogemus, mida vajan mina ja vajad ka sina. Jumal annab meile aega suhted temaga korda saada. Kui igaüks meist valmistab oma hinge ette Jeesuse tagasitulekuks. Jeesus kannatas, suri ja tõusis üles selleks, et kui meie pattu kahetseme, saaks tema arm meie elus teostades ühe tõelise ime. Vastupidi maailmale, mis ütleb, et meie juures on kõik hästi, just sellisena, nagu me oleme, palub Jumal meil pöörduda meeleparanduses ja usus tema poole ning anda ennast täiesti tema kätte. Seejärel saab Jumal meie iseloomu kärpida ja kaunilt tema sarnaseks kujundada, et võiksime anda temast tunnistust. Siis kasvame ja kanname meeleparanduse kohast vilja. Ükski patukahetsus ei ole ehtne, kui see ei too ellu uuendust. Kristuse õigus ei ole katte, mille alla peita üles tunnistamata maha jätmata patte. Kristuse õigus on elu põhimõte, mis muudab iseloomu ja kontrollib ka käitumist. Niisiis patukahetsus juhib kogu elu ning on väga oluline selleks, et meie side Jumalaga kasvaks. Kas sa oled kunagi mõelnud, milline samm on sinu jaoks kõige raskem selles protsessis, kus meil on vajalik alistuda, meelt parandada ja lasta Jumalal ennast kärpida, nagu aednik seda teeb? Aga ma tahaksin tutvustada sulle ühte väga olulist momenti kogu selles protsessis ja selleks on Jumala arm. Arm on kristliku usu üks ainulaadne, eristav ja sügav koostisosa. Sõna, mida kristlased vestluses kergesti ja ka sageli kasutavad, juhib meid nägema armu kui Jumala iseloomu omadust. Vaatleme seda nüüd ühe piiblis leiduva kogemuse kirjeldusest, millise leiame 2. Moosese 34. peatükist. Selle peatüki kontekst on tegelikult 33. peatükk. Iisraeli lapsed kummardasid kuldvasikat. Mooses ja Jumal veavad omavahel uskumatut vestlust. Moosese siiras palve oli, mida ükski inimene pole varem esitanud. Palun näita mulle oma auhiilgust. Vastuseks kutsus Jumal Moosese Siinai mäele, et kirjutada oma seadus 2 kivile, mis Moosesel kästi raiuda purustatud kivide asemele. Ja nii oligi, et varahommikul Mooses võttis ette rännaku tagasi üles ja piibel ütleb, et Jumal laskus pilves ja seisis koos Moosesega. Milline visuaalne vaatepilt. Seadus on Jumala iseloomu ärakiri. Enne seaduse uuesti kirjutamist andis Jumal selle konteksti ja ütles, mina olen issand Jumal. Mina olen Jehova. Iseenesest eksisteeriv, kõikvõimas, halastav ja armuline, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest. Johannes kirjeldas Jeesust sõnadega, kes on täis armu ja tõde. Kui sina juhtuksid kohtama kedagi, kes on kõigi vastu lahke, kellega on lihtne koos olla, kes on aktsepteeriv, hoolib sügavalt, aitab alati abivajajaid, on julgustav, helde ja andev, ei räägi teistest õelalt, kui teed vea, on andestav ja innukas asju lahendama, tal pole varjatud kavatsusid, ta pole kunagi kannatamatu ega ärritunud, on uskumatult mõistev, siiralt hea, aus, siis ma pean selle inimesega kohtuma. Kas temast ehk saakski minu sõber? Kas mul võib olla selline ülemus, töökaaslane, abikaasa, lapsevanem, õpetaja, arst, jurist, naaber või koguni äripartner? Vastus on jah, sest me räägime ju Jumalast, kes tahab olla meie kõigi jaoks just selline. 2. Moose 34. peatükk salm 7 ütleb, kes säilitab heldust tuhandeile. Ja inglise keeles üks tõlge ütleb, et kes säilitab heldust massidele, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning pattu.
See hõlmab kõike. Teie elus pole midagi kohutavat, mis nendesse kategooriatesse ei kuuluks. Ta teostab seda oma armu tõttu ja oma armus. Kuid Salm 8 ütleb, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata. Mooses on lummatud aukartuses. Nii sõnatu, et vastab, issand, palun mine meiega. Mine, kõnni koos käsikäes, kõnni meiega lähimasse paika, kuigi me oleme kangekaelne rahvas. Anna meile andeks, võta meid oma pärandiks. Ja kuidas Jumal selle vastas? Vaata, mina teen lepingu. Suhtlemise kohustuse sinu ja selle rahva vahees. Ma teen imesid kõigi rahvaste ees, mida ei ole tehtud kogu maal ega ühegi teise rahva seas, ja kõik rahvad, kelle keskel sa oled, saavad näha issanda tegu. See on kardetav asi, mida ma teen sinuga. Kas ta räägib siin ainult Moosesega? Inimeste rühmaga, kes on talle haiget teinud, temast ära pöördunud, talle sõna kuulmatud. Ja ta ütleb, see on kardetav asi, mida ma teen sinuga. Kuule Jumalat ütlemas, et see on sulle isiklikult. Seega, kui meie mõtleme astuda suhtesse Jumalaga, tema juurde tulemisele, kristlaseks saamisele, siis paljud mõtlevad kõigepealt ma korrastan oma elu. Kui ma lõpetan lollitamise, kui ma jätan suitsetamise maha, kui ma hakkan uuesti kirikus käima, kui ma nii edasi. See ei ole märk armu saamisest. Arm lubab meil Jumalale läheneda sõnadega. O issand, siin ma jälle olen. Ole mulle patusele armuline. Selline suhtlus Jumalaga sööbis kustumatult Moosese mällu mõni aeg hiljem. 4. Moosese raamatu 14. peatükis maakuulajad olid tagasi tulnud tõotatud maa külastuselt. Ja rahvas on kahetsusväärses lootusetus mässumeelses seisundis. Nad meenutavad hiiglased, sõjavankrid, määrakem uus juht ja läheme Egiptusesse tagasi. Jumal oli öelnud, et teeb nendega midagi aukartust äratavat, aga nemad lükkasid selle tagasi. Nende uskmatuse tõttu ei saanud Jumal nende heaks teha seda, mida ta sooviski neile teha. Seal olid 2 meest, Kaaleb ja Joosua, kes püüdsid neid koondada ja usku sisendada. Aga rahva hulk tahtis neid kividega surnuks visata ja siis keset kaost ilmub Jumal ütleb Moosesele, kui kaua see rahvas mind hülgab? Kui kaua nad mind ei usu? Mina löön nad maha ja teen sinust suurema ja vägevama rahva kui nemad. Ja Mooses ütleb selle peale, aga kui egiptlased kuulevad seda ja arvavad, et sa oled nõrk, olgu mu issanda vägi suur, nõnda nagu sa oled öeldes, issand pika meelega ja rikas halastusest, andeks andja ülekohtu ja üleastumised. Kust me oleme seda varem kuulnud? Loomulikult 2. Moosese 3.4. peatükis. Mooses ütles, anna andeks selle rahva süü oma suure halastuse pärast. Nõnda nagu sa oled neile andeks andnud juba Egiptusest saati, ikka ja jälle. Ma ei pruugi sõnadega armu olemust eriti hästi seletada, aga ma olen seda oma elus ikka ja jälle kogenud. Ma olen oma elus teinud nii ränki asju, et ma ei ole suutnud neid parandada, nende eest tasuda ja neid kustutada. Ma olen tundnud piina, mõistes, kui sügavalt on minu teod inimesi mõjutanud. Ma olen saanud armu teistelt ja Jumalalt. See on abi, see on ainus abinõu, see on ravim, tervenemine. Piisavalt püsiv, hõlmates iga ülekohtu, üleastumise ja pattu. Arm on sellise kogemuse keskmes. Jumal teeb avalikuks selle, mida ta vajab puhastada, välja juurida
koguni hävitada. Jumal tahab hävitada selle, mis mind ja sind hävitab. 19. psalmis saame lugeda: eksimused, kes neid märkab? Salajastest pattudest mõista mind vabaks. Ka ülbete pattude eest hoia oma sulast. Ärgu need valitsegu mind. Siis ma olen laitmatu ja olen vaba paljudest üleastumistest. Nahumi 1. peatükis öeldakse: Jehova on pika vihaga ja rammult suur ja Jehova ei jäta kedagi karistamata. Joeli 4. peatükk ütleb: mina olen Jehova teie Jumal, kes elab Sionis oma pühal mäel. Ma olen nii tänulik, et Issand elab Sionis ja et ta on täis armu. Piisavalt armu, heldet armu, kõikehõlmavat armu, et katta, tervendada, parandada, puhastada, juurida välja kõik süü, üleastumised ja pattud. Rooma 5. peatükk kinnitab: kus patt on suurenenud, seal on ka arm saanud ülirohkeks. Jumal ei lakka olemast tema ise, see, kes ta on. Jumalal on minu ja sinu jaoks olemas üks hinnaline rüü. Meie ajal kaunid rõivad on liigagi sageli nende inimeste tunnuseks, kellel on vahendeid. Mõni inimene ütleb: ma riietun nii selleks, et väljendada, kes ma olen. Aga taevas pole kohta millelgi muul kui vaid Jumala tundmisel. Meie enesemääratlus peaks saama mähitud Jeesusesse ja tema täiusliku õiguse rüüsse. Aga nüüd on aeg lugeda Mattuse 22. peatükki ja siit 1. salmist. Mattuse 22 1. salmist edasi. Aga Jeesus algas kõnet ja rääkis neile jälle tähendamissõnadega ning ütles: taevariik on kuninga sarnane, kes oma pojale pulmat tegi, ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulma kutsuma ja need ei tahtnud tulla. Taas läkitas ta teisi sulasid ja ütles: ütelge kutsutuile, vaata, oma söömaja ma olen valmistanud, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma. Aga nad ei hoolinud sellest, vaid läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale. Veel teised võtsid tema sulased kinni, kohtlesid neid ülbesti ja tapsid nad ära. Aga kuningas vihastus ja läkitas oma sõjaväed välja, hukkas need tapjad ja süütas nende linna põlema. Siis ta ütles oma sulastele: pulmad on küll valmis, aga need, kes olid kutsutud, ei olnud seda väärt. Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja need sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda nad leidsid, kurjad ja head. Ja pulmaga ta sai täis lauas istujaid. Siis kuningas läks sisse lauavõõraid vaatama ja nägi seal inimest, kellel ei olnud pulmariiet seljas. Ja ta ütles temale: sõber, kuidas sa oled siia sisse tulnud, ilma et sul pulmariiet oleks? Aga too ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenijaile: siduge tema jalad ja käed ja heitke ta kõige äärmisemasse pimedusse. Seal on ulumine ja hammaste kiristamine, sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud. See on tähendamissõna, mille Jeesus rääkis ülaloleva mõtte selgitamiseks. Kas sa panid tähele, kuidas Jeesus nimetas meest, kellel ei olnud pulmariiet seljas? Ta ütles talle sõber. Ja hoolimata sellest, et mees ei saanud sõnagi suust, pidi nende vahel siiski olema sõprus. Mees pidi olema rüüst teadlik, aga ta valis seda mitte kanda. Jeesuse iseloom on täiuslik ja plekitu ning ta pakub seda meile, et me riietuks säravasse, puhtasse peenlinasesse.
ja et meil ei oleks plekki ega kotsu ega mitte midagi muud selle sarnast. See peenlinane, millest siin jutt, on Kristuse õigus, Jeesuse laitmatu iseloom, mis on usu kaudu antud kõigile, sa panid tähele, usu kaudu, kes võtavad tema oma isiklikuks päästjaks. Teadupärast Aadam ja Eeva kandsid enne patustamist maheda valgus ja valged rüüd, aga pärast pattu langemist tajusid nad oma alasti olekut ja tegid endile viigilehtedest kehakatted. Kuid Jumal asendas nende viigilehtedest kehakatted loomanahkadest kehakattetega. Nüüd said nad rüü tänu ohvrile. Samamoodi on minu ja sinuga. Koos Jeesuse ohvri vastuvõtmisega võtame vastu ka tema õiguse rüü. Alasti ja häbenedes püüdsid nad asendada taevaseid rõivaid, õmmeldes kokku viigipuu lehti. Inimene ei suuda välja mõelda midagi, mis asendaks kaotatud süütusrüüd. Need, kes istuvad Kristuse ja inglitega talle pulmasõhtu sööma ajal, ei saa kanda mingit viigilehtedest riietuseset ega maistrõivastust. Jumala ligiolekus on võimalik olla ainult kattega, mille Kristus ise inimesele annab. Kristus annab selle katte, oma õiguse rüü, oma iseloomu igale kahetsevale ja uskuvale hingele. Aga seda saad mina ja sina ainult usu läbi. Ilusat päeva sulle, peatse kohtumiseni!